kõigile, kes te olete kogunenud siia raamatu Kuidas elada 100-aastaseks esitlusele. Minu nimi on Margit Mikk-Sokk ja mina olen selle raamatu kirjastaja. Ja täna on meile siia külla tulnud Rootsist Helen Raudi, kes on Ayurveda tervisereiside korraldaja Indiasse ja ayurveedilise elustiilifirma Ohli omanik ja asutaja ja Ayurveda terapeut Harikumar Tampi Indias, kes on ayurveedilise elustiilifirma Ohli kaasomanik. Tere tulemast! Raamat Kuidas elada tervena 100-aastaseks on ilmunud juba 35 keeles rohkem kui 80 riigis ja seda on müüdud kogu maailmas miljoneid eksemplare. Raamatu autori Acharya Balkrishna missiooniks on, et see raamat saaks lähiaastatel tõlgitud 120 maailma keelde, mis teeks sellest ühe unikaalsema teose, mis maailmas on avaldatud. See raamat räägib sellest, mis on Ayurveda. Ja mis on siis Ayurveda? Ayurveda on 5000 aasta vanune maailma kõige vanemaks teaduspõhiseks meditsiiniks, mille teadmised on talletatud Indias Veda tekstides. Ayurveda on nende aastatuhandete jooksul pidevalt edasi arenenud, täienenud. Seda on teaduslikult uuritud. Ja need teadmised on talletatud sellesse raamatusse, kuidas elada tervena 100-aastaseks, mis nüüd värskelt on ka Eestis ilmunud. Kaasaegne lääne meditsiin muutub üha kallimaks ja järjest vähem inimestele kättesaadavamaks. Ja see probleem on meil nii Eestis kui ka Indias kui ka igal pool maailmas, et arstid on võtnud meie eest ravimise enda kätte. Ja seetõttu muutub inimeste jaoks üha olulisemaks olla terve ja osata ennast ise aidata. Ayurveda õpetab, kuidas õige eluviisi ja oma kehatüübile sobiva toitumise abil ennetada haigusi, kuidas saavutada organismis selline energiate tasakaal, et me ei haigestuks. Ja kui tervis hakkab käest ära minema, kuidas siis ära tunda, et oma keha uuesti tasakaalu viia ja millised on just nimelt meile kõige sobivamad lahendused. Ayurveda on kõigile inimestele, ka neile, kes ei põe ühtegi haigust ja tahavad jääda terveks. Ayurveda annab meile selle põhja, milline peaks olema meie igapäevane toitumisrežiim, mida me peaksime sööma, millal me peaksime sööma. Igale inimesel on personaalselt kõige sobivam toit ja milline täpselt, selle leiate raamatust. Raamat selgitab väga lihtsate sõnadega, kuidas Ayurveda teadmised inimese tervisele kasu võivad tuua. Raamatus räägitakse põhjalikult Ayurveda lähenemisest tervislikule toitumisele, millised peaksid olema inimese toitumise harjumused, millised on sobilikud ja sobimatud toidud. Räägitakse ka Ayurveda klassifikatsioonist, haiguste klassifikatsioonist ja millised on ravimeetodid. Ja põhjalikult on vaadeldud ka jooga osa Ayurveda teraapiast. Ja nüüd ma räägiksin teile natukene raamatu autorist, kes on väga huvitava ja erakordse käekäiguga ja elukäiguga inimene Indias. Ta on praegu kaasaja Indias kõige tuntum Ayurveda arst ja ravimtaime ekspert ja maailma maineka majandusajakirja Forbes andmetel on ta ka maailma üks rikkamaid inimesi. Acharya Balkrishna, meie raamatu autor, on maailma suurima jooga ja Ayurveda õppeasutuse Patanjali Yogpeti asutaja ja rektor ning koordineerib rohkem kui 5000 kliiniku tööd. Ta on mitmete Ayurveda teemaliste bestsellerite autor, tema teaduslikke artikleid on avaldatud üle maailma
tema telesaateid näidatakse Indias mitmel telekanalil, aga tema hiigelvarandus pärineb India kõige kiiremini kasvavast ettevõttest Patanjali Ayurved. Ja Acharya Balkrishna tähelend on selline värvikas lugu nagu 8 Oscariga pärjatud kassahitis Eesti miljonär kangelasel, ainult et see on tänapäeval sündinud lugu ehedast inimesest meie keskel ja see lugu sellest, kuidas vaesest tagulipoisist võib saada maailma üks rikkamaid ja lugupeetavamaid inimesi. Praegu 45-aastane Acharya Balkrishna on pärit vaesest Nepali perest. Tema isa oli Ashramis, mis on hindude selline erakla, valguriks Haridvaris, kui Acharya Balkrishna sündis ja pere kolis peagi tagasi Nepali ja 12-aastaselt suundus Acharya Balkrishna uuesti Indiasse, käis seal erinevates koolides ja juhuse tahtel oli üheks tema koolivennaks praegune India kõige tuntum joogaguru Swami Ramdev. Ja Acharya ise on öelnud selle kohta, et koolis sanskriti õppides nad ei unistanud kunagi rikkusest, sest sellistes koolides sanskriti õppides ei saanud keegi rikkaks, aga nad unistasid sellest, et neist saavad õpetlased ja targad mehed, kes suudavad oma teadmistega inimesi aidata. 1995. aastal registreerisid Balkrishna ja Ramdev heategevusliku fondi ja aastal 2002 hakkas Swami Ramdev korraldama üle India joogalaagreid ja neid joogalaagrites tegid teleülekandeid paar telekanalit ja nendest telekanalitest kasvas praeguseks välja Vedic Broadcasting, mis omab 5 telekanalit ja nendes kanalites on Swami Ramdev ja Acharya Balkrishna palju saateid, nad on väga populaarsed ja sealt said nad endale suure jooga ja ajurveda harrastajate vaatajaskonna, kes hakkas soovima erinevate vaevuste raviks ajurveda ravimeid ja Balkrishna hakkas neid ravimeid siis nendesse joogalaagritesse toimetama. Ajapikku tekkisid joogalaagrite juurde kliinikud ja sealt ongi see 5000 kliinikust koosnev kett, mille koordineerijaks Acharya Balkrishna on ja mis on ka praegu ettevõtte Patanjali Ayurved ravimite ja tarbekaupade ja ämbikette. Mehed ostsid juba, alguses ei olnud meestel üldse ärilisi eesmärke ja nad ostsid 50 aakrit maad, said pangast laenu. Balkrishna on ise öelnud, et kui ta sai pangast esimese laenu, siis tal polnud pangas arveti mitte. Et meeste tegevus kasvas kiiresti, huvi nende tegevuse ja ajurveda vastu oli tohutu ja 2006. aastal asutasid mehed kompanii Patanjali Ayurved, mis tänaseks toodab siis väga laia tootevalikut alates hambapastast, seepidest, taimsetest maiustustest, jahust, vürtsisegudest kuni ajurveda ravimiteni. Ja 4 aastaga on selle ettevõtte käive 10-kordistunud, et see tegi Balkrishnast väga rikka ja jõuka mehe. Aga vaatamata sellele elab ta ise tagasihoidlikult Ashrami territooriumil Bangalos, oma tegevuse eest firma juhtimisel raha ei võta ja kogu oma sissetuleku annetab ta heategevusfondile. Ja ta ise on öelnud, et me vajame rikkust, et teenida teisi, mitte iseenda jaoks. Samas ei jagame asju tasuta, sest kui me seda teeksime, oleksime taas aasta pärast kerjused, aga me vajame rikkust, et aidata inimesi. Ja selline ilus lugu, sellise ilusa sõnumiga on meie autori. So today we are going to talk about Ayurveda.
what is Ayurveda? Actually, in the Sanskrit, two words. Ayur means life, Veda means knowledge. That means what knowledge? So, how to take care of yourself in a healthy and harmonious way. Live your life. That's what is Ayurveda teaches. And according to Ayurveda, you and me, everything around us is made out of Panchabhuta. Panchabhuta means 5 elements, which is air, space, water, fire and air. Out of these 5 elements, we can see there is 3 energy. We call Vata, Pitta and Kapha. Vata is combination of space and air, and Pitta is combination of fire and water, and Kapha is combination of earth and water. So these are the qualities, you know. You will see we are every human being is unique, but we are also different. We look different, our sizes are different. This is what it is Ayurveda, like I'm telling, you know. Out of these 5 elements, you can see the Kapha. Ma võtan 2 sõnaga kokku, et eesti keelde ka selle, et Ayurveda on siis eluteadus, teadus sellest, kuidas elada nii, et meil oleks hea olla, et me oleksime terved. Ja Ayurveda järgi koosneb koos me meie ise ja kõik meie ümber 5 elemendist, mis on siis maa, vesi, tuli, õhk ja ruum. Ja nendest elementidest on tuletatud siis dosha tüübid, mis siis määravad ära meie olemuse, ehk et siis selle, millised me välja näeme, kuidas me peaksime toituma, kuidas me peaksime elama. Ja need 3 doshat on Vata, Pitta, Kapha ja nende omadused on siis Vatal on ruum ja õhk, Pittal on tuli, vesi ja Kaphal on vesi ja maa. Here you can see the 3 different kind of personality we call dosha. One is Vata and second one is Pitta, combination of like a fire and water. Then we have a Kapha. Basically those Vata people, they basically thin and dry, and their nature is like a tendency to get cold, and Pitta is like this we talk about the Vata. Okay. So this is a typical Vata person who is balanced Vata. You can see he's tall and thin and very quick-minded, the very creative minds people. Jah, et Vata esineb ka looduses hooajana septembrist novembrini, et me praegu oleme siis sellest tuulises ja sellest õhu elemendist domineeritud Vata hooajas. Ja Vata omadusi võib välja tuua, et on külm, kuiv, kerge, mobiilne, karm, ebakorrapärane. See on kõik Vatale iseloomulik, et ütleme, kui me nüüd räägime näiteks toidust, siis näkileib on Vata, popcorn on Vata, selline kerge, kuiv, praksudes läheb katki. Ja et kui Vata tüüp inimesed on balansis, siis nad on hästi kreatiivsed. On reeglina pikka kasvu, saleda kehaga, nad on sellised terava taibuka mõistusega. This is a Vata imbalance. When you are not in balance, Vata get nervous disorders, and because they can't even focus themselves, they have too much bubble in their head because of the Vata is the combination of air. Ma võtan siit 2 slaidit tagasi, mis me üle õppasime, nagu me ütlesime, siis
looduses on aastaajad seotud Vata Pitta Kaphaga, me räägime inimese kehatüüpidest kui Vata Pitta Kaphas ja me räägime ka inimese keha osadest, et meil on probleem Vatas, näiteks Vata on kopsudest ülesse poole, Pitas, siis Pitta on kõik seedimisega seotud ja Vata on siis see, mis nabast allapoole. Et neid samu termineid kasutatakse väga erinevalt ja see, mis Harri Kumar ütles, et Vata dosha on selline, mis kõige kiiremini balansist väljub, sest ta on seotud liikumisega ja meie keha sisaldab väga palju vedelikku, mis on pidevas liikumises. Ehk et siis ütleme 70–80% haigustest saavad alguse tihti Vata dosha mittebalansis olemisest. Ja Vata on ka see dosha, mis väga kiiresti tõmbab kaasa ka teiste doshade mittebalansi, ehk et siis tekivad ka nii Pitas kui Kaphas häired. Ja Vatat seostatakse väga palju vaimse tervise balanssusega, vaimse heaoluga ja kui see dosha on paigast ära, siis esineb igasuguseid vaimse tervise häireid. Okay, here we have a Pitta person. Pitta is June to August. And Pitta have a very blessed metabolism because they can easily eat anything they want because the element is fire. So whatever they eat really burn it out. That's why they always look medium figure people. And very successful in nature, they very often they like to have a leadership. They would like to be in power. Et Pitta aeg on siis kesksuvi, kui päike on kõrge. Pitta inimesed on väga heade juhi omadustega, nad on väga konkreetsed. Nad on spordis suhteliselt edukad ja neid võib iseloomustada kui kuum, terav, kerge, niiske. Ühesõnaga sellised hästi liikuvad, mobiilsed. This is what's happening, when they are out of balance. They get very fiery. I mean, they don't know what is, like a tornado. In a minute, just you blow up everything. This is what is happening with Pitta. Ja, et kui Pitta kontrolli alt välja läheb, siis tekib raev. Okay, now the Kapha comes. Kapha is provide stamina and stability. Kapha is the earth and water. As you know, they give a very lovable people, easy going, but also they a little bit lazy. They get very hard to get movement. Kapha on siis südatalv meil. See on selline kahe jalaga maa peal oleks, sest Kaphas on väga palju maa-elementi ja Kapha inimesed on sellised rahulikud, armastavad, aeglased. Teda iseloomustab Kaphat, iseloomustab raskus, õlisus, pehmus, aeglus. Kaphal on väga raske ennast motiveerida kiireteks liigutusteks. And this is a problem with them, they have a big problem to lose weight because their metabolism very, very poor. And easily get Kapha score, increase more and more, they will be totally come out of balance. Ja kui Kapha läheb tasakaalust välja, siis neil tekib tohutu loidus ja väsimus ja väga suur ülekaal. As you said, early to bed and early to rise makes a man wealthy, healthy and wise. Et inglise keeles on selline hästi tore ütlus, et vara voodisse, vara välja, oled terve, rikas ja tark ka peale kauba. Ja vaatame, mis Ayurveda selle kohta ütleb. Here, now we have this is Ayurvedic daily clock. We're supposed to get up early morning, 6 a.m. to 10 a.m. is the Kapha period. So we must have to get up and start the day with a light breakfast and some exercise and move on
Then I go to Pitta. Pitta start from noon, which is you have to take your main meal intake this time of the period, because this is the time our body is very high activate, and as you know the sun is up. So then let's move on to again 6 o'clock is the kapha. So you have to have your meal early as possible and also try to make a bed around 10 o'clock. That is a combination of Ayurvedic clock. Then again you see the after midnight is the pitta, the body will be activated, it's difficult to fall asleep. So no, et Ayurveda ütleb täpselt sedasama, et vara tõustas ja vara voodisse minnes on sul kõige parem olla. Seda sellepärast, et hommikul kella 6-10 on kapha periood, siuke aeglane rahulik periood, siis me peaksime ärkama, aga me peaks ka silmas pidama seda, et see on periood, kus meil on kõige aeglasem ainevahetus, et me sellel ajal ei söö väga palju, vaid et me sööksime keskpäeval, kui on kõige pitta periood, kui on kõige kiirem ainevahetus, kus me selle kõik suudame ära seedida. Ja kui magaminelikust rääkida, siis kapha ütleb, et mine voodisse enne kella 10, siis on sul kerge magama jääda, sellepärast, et see on samamoodi jälle see aeglane rahulik kapha periood ja südaööst on pita kõrge, ehk siis see tähendab seda, et sul tuleb siukene energialaks peale, et ma tahaks hakata tegema. Et eesti keeles öeldakse, et mul magamise rong läks ära, et nüüd peab uut ootama, et tuli uus energia peale. Mis siis tähendab seda, et sul keha tahab jälle süüa, hakkab nõudma uuesti. Ja sellega sa koormad keha, sest pita tahab alati süüa, tahab toitu kütust peale saada. Sellega sa koormad keha ja see tähendab omakorda seda, et keha, mis on valmistunud puhastuma, sest teadupärast nõuab maks 6 tundi puhastusaega öösel, ei saa siis seda teha. Ja see tähendab seda, et hommikul sa ärkad üles ja su keha ei ole puhastunud, sa oled super väsinud. Et vara voodisse või vara ülesse ja vara voodisse. Ma räägin nüüd 2 sõnaga sellest, kuidas mina Ayurvedani jõudsin. See oli täiesti kokkusattumus. Mõned aastad tagasi pimedal talveperioodil tundsin ma, et nii, ma enam ei viitsi. Elades Rootsis, ega kliima on täpselt sama mis siin. Et kuidagi selline tunne, et ma ei tea, ma ei jaksa kuidagi enam edasi, et mis ma nüüd teen, et kas ma lähen psühholoogi juurde või ma proovin ühe tuttava soovitatud ajurvedilist massaaži, et ta väga kiitis, et väga mõnus oli, et pärast oli kohe hea ja kerge olla. Ma alustasin siis sellest Ayurveda massaasist. Ja tõesti oli väga hea ja kerge olla. Umbes 7 päeva. Siis oli kõik tagasi. Siis ma hakkasin huvi tundma, et huvitav, miks mul 7 päeva nii hea ja kerge olla ja miks see kõik tagasi tuli. Ja hakkasin natukene lugema selle kohta, et et kõik see, mis ma arvasin, et on tervislik, ei olnud mulle sobilik. Ja siis ma sain kokku Ayurveda arstiga, kes siis tegi mulle diagnostikatesti ja ütles, et kuule, et sa oled täielikult stressis. Minu nagu, kui nüüd rääkida kehatüübist, siis minu sünnijärgne kehatüüp on vata kapha, ema poolt vata, isa poolt kapha. Ehk siis palju õhku ja palju maad. Ja see kapha kipub kogu aeg ülekaaluna siis balansist välja minema. Ja kui teadupärast, kui meil on stress, siis keha hoiab stressi mõjul väga palju ülekaalu siis rasva sinu kehas. Ja mida ma siis tegin, et olin teinud ohtrat trenni, 6-7 korda nädalas, pikad trennid, hästi palju kardiovaskulaalset sporti. Ja siis sinna juurde mõtlesin, et kui ma nüüd hästi vähe söön salatit keset talve, et siis raudselt lähen kehast või saledamaks ja on parem olla. Tegelikult ma lükkasin sellega oma vaimse tervise balansist välja. Minu vata oli täiesti balansist väljas, sest vata teadupärast on nagu nii kerge, pragisev praksub, nagu ma enne ütlesin, kui ma sinna salatit lisasin, siis see läks veel rohkem balansist välja.
Kahva selle eest ei suutnud nagu üldse kontrolli all olla, kuna stressi tuli järjest rohkem ja rohkem, nüüd ka juba seda laadi stressi, et miks ma kaalust alla ei saa. Siis, ja need 2 došat olid omavahel täielikult balansist väljast, mis väljendus selles, et mul ei olnud vaimset peale. Ja saades siis aru, et mida ma pean sööma, kuidas ma pean sööma, mis kellaaega ma pean ärkama, millal magama minema, millist sporti tegema, kui palju tegema, et see oli siis minu tee parema terviseni ja mis siis viis minu enda ajurvedani. Ja kui ma olin ühel 2-nädalasel India reisil ära käinud, mida me nimetasime siis retreatiks, sest eesti keeles ma ei tea selle nime, siis ma tundsin, et peale seda 2 nädalat ma ei ole nii hästi ennast mitte kunagi elus tundnud. Mul oli inspiratsioon lokkas, kerge oli olla, kõik oli hästi. Ja sellel reisil sündis ka meie firma Obli, ehk et me siis tahtsime alguses hakata jagama ka teiste inimestega seda lihtsalt 5000 aastast tõde, kuidas elada. Ja täna me siis lisaks ajurveda reisidele Indiasse toodame ajurvedast inspireeritud kehatooteid, teesid. Meil on ka Põhja-Euroopas väga unikaalsed riided, mis on orgaanilised ja värvitud ajurveda ürtidega, kus ei ole kusagil tootmisprotsessis kemikaale kasutatud. Et paari aastaga selline muudatus läbi ajurveda. Ja kui te nüüd mõtlete, et mis asi see retreat siis selline on, et kuidas see nüüd erineb paarist massaaži korrast, siis ajurveda retreat on põhimõtteliselt spa. Ajurveda spa siis või sanatorium, mis algab kõigepealt sellega, et arst siis teeb sulle testi, sinu kehatüübi testi, saades teada, millised tervisemured sul on, pannakse sind dieedile vastavale ja siis sa saad oma 2-nädalase teraapiate paketi. See on üsna intensiivne programm, et need retriidil olijad, kes meil eelmisel hooajal käisid, võtsid kaasa hunniku raamatuid, mida nad kõik koju tagasi tõid, sest lugemiseks neil küll aega jäänud. Hommik algas jooga ja pranayamaga. Pranayama on hingamise harjutused. Ja siis olid toidukorrad ja teraapiad ja natukene kultuuriüritusi sinna vahele, et ja kell 10 olid kõik voodis ja väsinud. Et siin on nüüd üks pilt sellest toidust, mis siis ühest toidukorrast lihtsalt seal retriidil. Siin me teeme hommiku joogat või pranajamat vist sellel hetkel. Ja siin on mõned ilusad Kovalammi pildid, et meie retriidid toimuvad Kovalammi, kust Hari on ise pärit. Hari räägib 2 sõnaga sellest, mis ajurvediline ravi üldse tähendab. What is the Ayurvedic medicine? In Ayurveda, we don't have anything for quick fix, tablet. So actually Ayurveda, what is do? We treat the problem from the root. Everything is based on the plant-based medicine. So that will works. That is, we don't. That doesn't give us any other sort of problem, like. Ajurvedas ei ole olemas sellist asju nagu ibuprofeen või aspiriin, et mis kähku olu ära võtavad või sul kiiret boost'i annavad, et sul kohe kõik probleemid kaoksid. Ajurveda tegeleb haiguse juure juurde minekuga ja seal korrigeeringute tegemisega. Et kõik probleemid saavad alguse mingi dosha balansist väljas olemisest. Ja Ayurveda on ka selles mõttes teistmoodi läänemeditsiinist, et ta võtab ühtse tervikuna siis keha, vaimu ja hinge. Ehk et kui sa lähed siin südamearsti juurde, siis ta vaatab ainult südant, siis ta suunab sind järgmise spetsialisti juurde, kes vaatab selle südame seda osa, kes siis suunab veel edasi. Aga see, et sul südames probleem on ja et see võiks alata siit,
seda omavahel kokku ei panda lääne meditsiinis. Yeah, all about internal and external application of herbs to penetrate the toxins out of your body, eliminate the toxins. jah, et see ajurveediline ravi ongi siis suuresti sellest, et kui sul üks dosha balansist välja läheb või mitu nendest välja läheb, siis su keha toodab tegelikult, kui me nagu tava maakeeli räägime, siis su keha toodab toksiine, mis peaksid loomulikult veel saama väljutatud sinu kehast, kas siis uriini kaudu või rooja kaudu või higistamise kaudu, aga kui sul on kusagil seal blokeeringud, et sul on näiteks aeglane ainevahetus, need ei saa väljuda, siis need ongi, need toksiinid ehk siis AMA, see ongi nagu seal haiguse algpõhjus. Also it's a very important role in the diet and also yoga, any sort of exercise that goes along with the Ayurvedic treatment. jah, et ajurveedilise ravis on väga oluline siis toit ja jooga ehk siis oma keha liigutamine. Here we just want to show you that kapha imbalance. Kapha is, like as we said, is the combination of mud, earth and water. So what will happen if you mix the earth and water is you make a clay. So it's like if you don't move enough, if you have a bad lifestyle, which is like a eating disorders, or eating too much of fat food, or too much of sleep, lack of exercise, so kapha score will increase. You will be like a more and more increase with the kapha score, and then you get naturally that will track to the diseases also, like some sort of tumors, cold, congestion, cough. These all the things is the kapha related problems. Et näiteks kapha, kui kapha dosha on balansist ära, siis võib väga erinevat tüüpi, aga sama algega ehk kapha on balansist väljas, haiguseid tekkida. Et kuna kapha vastutab kasvu eest kehas, vastutab eritiste tootmise eest kehas, siis see kasv, piiritu kasv võib väljenduda teatud tüüpi kasvajates, ehk siis lipomaasia, fibromaas tüüpi kasvajates. Ja samamoodi köha, nohu, kõik see eritiste osa, mis kopsudesse koguneb, see on ka kapha balansist väljasolek. Ka kolesterool on näiteks kapha balansist väljasolek, et väga erinevad diagnoosid, aga sama algpõhjus. Okay, if we talk about the three energy, then again we have to think all these 5 elements, 3 doshas, we have to have them. Example like a vata. Vata is start with the breath, We can't live without breathing. So that is important. Then is the pitta. Pitta is the body temperature. You wouldn't be here without temperature, And also kapha. Kapha, what is provided is the structure and structure and stamina. So which is these other elements can be inside and move. Et nüüd nagu jutt väga keeruliseks ei lähe ja keegi ei arvaks, et tal on üks ainukene dosha kehas või ainult üks ainukene või 2 elementi, siis tegelikult kõikides kehades on kõik elemendid olemas, sest muidu me ei saaks elada, kuna vata vastutab siis õhu eest, see on hingamine, pitta vastutab meie kehatemperatuuri eest näiteks, siis kapha annab meie kehale vormi, meil on kõik see olemas, lihtsalt meil on ühed teatud dosha või doshad on meil dominantsed. So none of these energies are not bad. People say, oh, I am vata or kapha. But what you need to do, you need to have everything in moderation. You need to have an adequate with a lifestyle. And like an example, like eating too much is a bad habit. Of course, that will drag you to the kapha level. Ja midagi veel, mida siia lisada, on see, et ajurvedas me balansseerime vastanditega, et kui sa oled nagu liiga palju kaphat, kui sa liiga palju seda raskust tunned, siis on sul puudu neid teisi elemente, siis pitas ja vatas olevaid elemente, siis on need vastandid balansseerivad. Okay, here we have some
again slide, which is like a kapha need to avoid, salty, sweet, and sour, oily food because kapha have already this sort of quality in their body. They have too much of fluid, liquid in their body. So they should avoid the cold water. Example, I tell you, what will happen? If you take 2 pieces of butter cubes and put the water, pour the water in one, and put the warm water in another cube, what will you see? You will see the warm water one, butter start melt. That is simple as you see, that's what is happening in our body also. Et siin on slaid sellest, et enne rääkisime, millised on need kapha dosha, siis millistes haigustes näiteks võib selle ebabalansus väljenduda, siis et millega me siis selle kapha niimoodi balansist välja lükkame, on selle liigse, magusa, soolase, happu ja rasvase õlise toidu söömisega just kapha puhul, sellepärast et temas on väga palju sellist raskust ja õlisust juba. Et näiteks kapha ei tohiks kunagi ka juua või üldse ei soovitata ajurvedas juua külma vett, eriti ohtlik on see kapha doshale, sest kapha on suurema vormiga ja kui sa mõtled nüüd seda, et kuidas nüüd väljutada neid toksiine kehast, siis on ikkagi see leige ja soojamapoolne vesi see, mida kapha tüüpi inimene peaks jooma, sest Harri siin näitena 2 võitükki, mida panna siis külma vette või sooja vette, et selge on see, et soojas vees olev või hakkab sulama, ehk et siis see liigub kergemini kehast välja. Et selle slaidi peal siis on mõned pildid toiduainetest, mis võiks kapha doshale sobida. Ja me oleme täna väga kapha kesksetest, me pidime ühe näite lihtsalt tooma. Et kõikidest doshadest me siin laval rääkida ei jõua. And also they are only allowed to sleep 6 hours. Water needs to sleep 8 hours. Väga vähe, 6 tundi. Vaata võiks magada 8 tundi, et ta vaimne stabiilsus oleks. So simply what you do, if you are a kapha person, you are adapting other 2 score on you, like a pitta and vata, you are adding up into kapha. So you decrease the kapha. That's what is happening. Or if you are lack of, kapha, so you need to add it. Like that's an example, like a vata people, they are very, like people you see, they just skin covering around the bone. So very super thick. Those sort of people need to have a little bit more kapha score on them. They need to add it up. So that's why in Ayurveda we give them pure ghee. When they, we will tell them to intake, like olive oil is a very good fat for those kind of people. Et nagu ma siin ütlesin, et siis me balansseerime ajurvedas vastandeid vastanditega, et kui me nüüd vatat näiteks toome siis väga pikk, väga sale, väga kõhetu inimene kuiva nahaga, kuidas siis teda balansseerida, tal on vaja anda jällegi rohkem seda, mida kahval on, et siis rohkem seda vormi, tekstuuri, siis on see soe, ütleme selline raskem toit, mida õlisem toit, mis on nagu vatale sobilikum, et vatat balansseerida. Et meie retriidil on, meie ravimid on kõik taimedel põhinevad ja kõiki teraapiaid, mida arst määrab, et need on siis vastavalt doshale ja need teraapiad on tõesti erinevaid ja tõesti palju, et osad neist on väga mõnusad nagu igasugused massaažid, küll tehakse neid jalgadega, küll tehakse neid kätega, küll tehakse neid 4 käel ehk 2 terapeudi poolt, siis on olemas selline asi nagu potli, seal kõige ülemisel pildil, kus nende kotikestega selga tupsutakse, soojad, mõnusad õlikotikesed ürtidega, et siis on olemas selline aurusaun, see kast, kus Harri sees on, siis see on aurusaun, kui pea on väljas, sest pead ei tohi üle kütta. Väga erinevaid teraapiaid tehakse selleks, et siis neid toksiine kehast välja ajada. Ja siin on nüüd paar pilti minu isiklikest ravimitest, mida ma siis pidin seal sööma retriidil. Ja ajurveda ei ole mingi India teadus, see ei ole mingi religiooniga seotud.
see ei ole ka ühegi etnilise grupiga seotud ja kindlasti peame rõhutama seda, et India toit ei ole ajurveediline toit, kui inimesed seda arvavad. Maailma tervishoiuorganisatsiooni raporti andmetel on siin toodud 63% surmadest on elustiilihaigustest põhjustatud. Ehk et siis 63% juhtudest saaksime me ise midagi ära teha selleks, et me nii vara ära ei sureks, elaks 100 aastani. Ja Ayurveda ei propageeri mitte ühtegi dieeti, ei toortoidu dieeti, ei paleo dieeti, vaid Ayurveda ütleb, et igal kehatüübil on talle sobivad toidud, sobivas koguses ja mitte sobivad toidud. Näiteks kui toitu valmistada, siis Ayurveda ütleb, et selles peaks esinema 6 maitset, magus, happu, soolane, terav, mõru ja kohtav. Ja kohtav maitse on siis see, mis natukene keele niimoodi paksuks teeb, et kui eestlased aru ei saa, mis asi saa. Ja need toidud on ka kõik emotsioonidega seotud, aga me väga põhjalikuks siin ei saa minna. Igal juhul, kui te valmistate toitu nii, et kõik need 6 maitset on olemas ja maguse puhul ma ei räägi siin valge suhkru lisamisest, siis on teil kõik emotsioonid kontrolli all, ei teki mingit äkkviha, ei teki mingit hirmu, et kõik on, emotsioonid on hästi kontrolli all, et see just ongi see, mis on Ayurveda puhul või holistilise meditsiini puhul erinevus lääne meditsiinist, et vaadatakse ka sinu emotsionaalset tervishoidu, mis on seotud sinu füüsilise tervishoiuga. Ja seda me juba mainisime siin mõlemad, nii Harri kui mina, et me balansseerime alati Ayurvedas vastanditega, kui on liiga palju vatat, siis me vaatame, et nii pita kui kapsa oleks esindatud ja nii edasi. Ja teine asi on see, et üks hea selline rusikareegel, et kui sa toitu teed, siis vaata, et sul oleks kõik vikerkaare värvid korraga taldrikus, siis sa saad üsna kindel olla, et sul on ka kõik vitamiinid ja mineraalid taldrikus. Ja kui me nüüd räägime sellest, et mis on need mitte sobivad toiduainete kombinatsioonid, siis mul tuli esimese asjana pähe banaani milkshake. Et ma kohe selgitan, miks. Sellepärast, et banaan, kui esiteks on banaan ja piim väga erineva energiaga, üks on soojandav, üks on jahutav, ehk et kui sa siis nagu süsteemi sisse paned, siis kõht läheb kohe segadusse, et mida ma nüüd pean hakkama tegema. Teine asi on see, et banaan muutub seedimisprotsessis happeliseks. Ma ei tea, kas teist keegi kunagi on teinud katset, et kui sa pannad piimale natukene midagi haput, näiteks sidrunid sisse, mis siis juhtub. Ma tõin sellise pildi juurde, kus me paneeri tegime. Paneerjuust on üks India juust, et seal samamoodi pannakse sidrunimahla siis piima sisse ja siis piim läheb mõnusasti klimpi ja kokku. Et sama juhtub ka siis sinu kõhus selle piima ja banaani kooslusega. Ja siis selle tulemusel tekib hästi palju toksiine sulle kehasse, mis hakkavad kiiresti väljapääsu otsima. Et ei ole kõige soovitavam kombinatsioon see piima või banaani milkshake. Sündinud oma individuaalse kehatüübiga ja kellel on huvi, siis kõik te võite võtta. Meil on siin välja trükitud lehtedele raamatu juures. Raamatu kõrval. Raamatu kõrval, seal paberilehtedel ja te võite võtta selle testi ära täita, te saate teada, mis tüüpi inimene te olete ja saate suhestuda siis kõige selle jutuga, mis siin täna räägiti. Ja see oleks teile ka abimees. Näiteks, kui teil on teema vastu sügavamat huvi, siis kõikide nendest kehatüüpidest, kõikidest toidusoovitustest, tervise elustiili soovitustest on väga põhjalikult räägitud selles raamatus, kuidas elada tervena 100-aastaseks. Ja tehes ära selle testi eelnevalt, saate te seda raamatut lugeda läbi isikliku suhestumise, läbi isikliku pilgu ja leida just nimelt need nõuanded ja soovitused,
mis on nagu teile kõige vajalikumad. Et ma soovitan selle testiga tutvust teha ja kellel on lähemalt huvi, siis saab selle raamatu siit Apollost endale osta. Täna on see Apollo klubi liikmetele kõikidele soodushinnaga. Ja väga tänan kõiki, kes on kohale tulnud ja oma tervise vastu huvi tunnevad ja selle raamatu vastu huvi tunnevad. Et ma soovin, et kõik oleksid terved ja tänan teid veel kord ja nüüd on võimalus teile esitada küsimusi ja meil on siin sellised toredad Ajurveda eksperdid kohal, kes teile kindlasti väga lahkesti vastavad. Harri mainis siin veel ka praegu sügisooajal on mett, hästi paljud inimesed kasutavad ja meile mõlemile väga meeldib Eesti mesi, me teeme seda siit alati ostmas. Et Viru Tahara on selline kontsept, mis siis viitab mittesobivatele toidukombinatsioonidele ja näiteks üks asi, millest on alati hämmastunud, et Eestis uhatakse mett tulisesse teesse, et Ajurveda järgi näiteks mett ei tohi panna maksimumtemperatuur on 40 kraadi, sooritab 30 kraadisesse vette. Et mesi muutub mürgiks, kui teda tulisesse vette panna. That means this honey is one of the super good things, you know. I mean, when you mix in the hot water, that is become like a little bit problematic. That's what I'm saying. Honey is one of the super stuff, you know, human can get. Et õhtune toidukord soovitatakse, the question is, should the vegetables be eaten in dinner? For dinner. Sellega on nagu niisugune lugu, et väga palju ma spordiklubides käes ma olen ka aastaid sporti teinud ja ikka kuuled soovitust, et peale õhtust trenni mine koju ja võta siis natukene mingi kodujuustu või midagi sellist, et jube tervislik. Ei ole. Ei ole sellepärast, et proteiin on kõige aeglasema seedimisega. Kui sa seda väga hilja õhtul sööd, siis ta seedub umbes 4–6 tundi. Ehk et siis keha ei saa puhkeasendisse minna või puhkusele minna ööune ajal. Sellepärast soovitatakse õhtusöögiks süüa rohkem vegetaarilisemat toitu ja eriti vastatüüpi kehale sooje juurvilja. Et Harri rõhutas seda, et Ajurveda ei propageeri, et te sööksite kõik India toitu ja indipäraseid toite, vaid pigem räägitakse sellest, et süüa oma geograafilises lähipiirkonnas kasvanud puhast toitu. See on väga oluline. Mida vähem seda toitu on töödetud ja rafineeritud, seda parem. See on piima puhul näiteks mitte homogeniseeritud piima. Ma ei taha ühegi piimatootjaga kuskilt sellest pahus sisse minna, aga Ajurvedas arvab, et homogeniseeritud piim on ka laktoositaluvuse taga. Aga öelge palun, mis tingib õise, maitse ja maguse vajaduse? Et ilmselt on tegemist mingi halbuga selles, kui ma siin räägin seda slaidi, et 6 maitset, et midagi nendest maitsetest on puudu. Tõenäoliselt on puudu magus maitse ja magusad maitset saab näiteks mõne näitena tuua ongi riis, on punapeet, maitse, ütleme siis ürtidest, siis köömned, et nende lisamine nagu toitu. Ja üks asi on veel, et mõrumaitse, mida looduses tegelikult esineb kõige rohkem, aga mida meie toidulauale paneme kõige vähem, on selline asi, mida tasuks lisada toitudesse, sest mõrumaitse tasakaalustab kõikide teisi maitsed ja aitab kõige teistel maitsel esile tulla ja mõrudel maitsel on ka antibakteriaalne toime. Et ilmselt tuleb üle vaadata, vastus on see, et ilmselt tuleb üle vaadata see toidu tegemise osa, et kas kõik maitsed kõikides toidukordades on ikkagi esindatud, et miks see õine magustus. Your food should be your medicine. So you have to have all these 6 things. Yeah. Milline on polton maitse? You know, people make a mistake when they are cough and cold and congestion.
what they do, they keep drinking milk product and eat, like whatever, cheese, milk, yogurt. You completely need to avoid that because that is the cause of, because of the kapha problem. You are feeding more and more kapha. That is only increase. So that is just when you have a runny nose, you completely give up the milk products. Then you will gradually get better. So don't try to feed them. Make it strong. Et toit peab olema meie ravim on ajurveda järgi, et kohe kui midagi on balansist väljas, siis seda saab toiduga toiduainetega korrigeerida. Ja küsimus oli, et mis on kootav maitse, ma just siin enne kirjast aega rääkisime, et see on nii kummaliselt eesti keelde tõlgitud, et keegi sellest hästi aru, mina kaasa arvatud alguses ei saanud aru. Põhimõtteliselt see on selline maitse, mis keele natukene vahvuks teeb. Arooniad on näiteks kootav maitse. Siis kartul on ka kootav maitse. Kergelt sellise suus sellise täidlase tunde tekitab. Kas see ei ole seotud umamiga? Ei, see ei ole umamiga seotud see maitse. Ma mõtlen, et kõige parem näide ongi arooniad, et nagu keel läheb. You can also eliminate the splash. And also the white rice, it will increase the blood sugar level very high. If you have a diabetes or some sort of problem, you should avoid them. Brown rice is good. Actually, as I said earlier, it's other way around. It will help you to decrease. Et mida vähem siis rafineeritud riis, mida vähem valged on, seda parem, et küsimuse nimetus siis veel 20 graamme basmati või midagi muud. Et mida Mari veel rääkis on see, et kuidas seda riisi, kui nüüd riisist rääkida, kuidas seda valmistada, siis vahe, kuidas Põhja-Euroopas seda valmistatakse, kus Indias valmistatakse, on päris suur. Sellepärast, et Indias pestakse seda riisit väga kaua aega. Väga kaua võtakse ja lastakse seda keeme, siis lastakse seda vesi sealt ära. Ja see on sellepärast, et sellest riisist läks kahjulikke aineid välja. Ja Rootsis oli siin nüüd mõni aeg tagasi, paar aastat tagasi oli, et mingi teadusuuring ütles, et riisi sees on palju arseeni, et koolides siis piirati riisi andmist lastele. Aga see on sellest, et riisi ei keedeta korralikult, ei pesta korralikult.